Meil on saates teine külaline, Martin Türk, kes on andmeteadlane. Hommikuti kell 7 alustab päeva MyFitnessis hantlitega rabades. Olen enne näinud, aga me kohtusime natukene hiljem, siis pani pildi kokku, kes see mees on. Õppinud AI-d, lõpetanud cum laudega nii Tartus kui ka Amsterdamis. Täna sa töötad Wise'is ja samuti teed ka oma startupi. Et põnevaid teemasid täna jagub ja vaatame, kuidas saab chatbot Airbnb's ja Bookingus hästi kasutada. Ja, väga lahe. Väga tore, et te kutsusite, nii et hea meel siin olla ja vaatame, mis täna saama hakkab. Väike reklaam ka. Oleme siin Rotermannis mõnusas kontoris. Fort Aero meid täna siin võtab ilusti vastu. Nii et kui kellelgi on kunagi eralende vaja, siis julgen soovitada. Et Ryanairist on natukene teine tera, et päris mõnus oli sõita seal omal ajal. No Ryanair lõpetas just hiljuti ka Eesti minust mingid lennud ära, nii et... No võt, siis on kohe alternatiiv on olemas, et... Täpselt. Kes teab, äkki tuleb kunagi uus podcasti osa seal. Just. Et need mehed, kes ise keelemudeleid treenivad või siis on varakult sinna investeerinud, siis need selliseid teenuseid juba kasutavad. Aga lähme asja kallale. Kuidas näeb igapäeva töö välja andmeteadlase jaoks? Kui sealt MyFitnessist hommikul lahkud, siis mis sa Wise'is tegema hakkad? Mis ma Wise'is tegema hakkan? Ma töötan Wise'is siis kaardimaksete pettuse domeenis. Ehk siis iga kord, kui sa maksad Wise'i kaardiga näiteks, ma ei tea, viipad kuskil või teed Amazonis oste, mis iganes online tegelikult poodlemine, siis minu ülesanne on luua masinaõppemudelid selleks, et ennustada, kas see, kes sa maksed teeb, oled sina ja kas sa teed seda tahtlikult või keegi mõjutab sind seda tegema või siis su kaardiandmed on võib-olla ära varastatud, kuidagi sult välja petetud ja tegelikult seal on mingi pahatahtlik kavatsus taga. Aga palju siis neid selliseid olukordi üldse tekib, et lõpuks keegi reaalselt varastabki minu kaardiandmed ja mis iganes siis läheb, ostab temust kuskilt mujalt siis minu kaardiga siis teisi teenuseid, tooteid? Seda juhtub üllatavalt palju. Ma ise varasemalt ei olnud kuidagi selles valdkonnas nagu absoluutselt pädev. Ja seda juhtub tõesti, kus siis kas inimestelt petetakse välja kaardiandmeid ja see on tavaliselt nagu see käib nagu väga salakavatel viisidel, et tihtipeale see on sellega siis see sihtgrupp tihtipeale on natukene vanemad inimesed paratamatult, sest seal see tehnoloogia pädevus on natukene nõrgem. Ja näiteks hea näide, mu vanaema saatis mulle meili üks päev, kui ma olin mingil tööreisil Londonis, et kuule, vaata, Facebooki postitus, ülihea pakkumine. Ma vaatan, mis seal on, ja seal on mingi postitus, kus on reaalselt HP arvutid on nagu rivis, siin on peale kleebitud mingi mees, ma saan nagu ilmselgelt aru, et tegemist on mingisuguse võltsiga. Ja see on kirjas, et Eestis 50-aastastele vanuritele tahab Microsoft ära anda tasuta kasutatud laptoppe. Ja selleks, et seda siis saada, sa pead maksma €1, et osaleda mingis loosis. Kui sa sinna saad, siis palju õnne, läpakas on sinu. Nii. Ja siis vanaema kirjutab mulle, kuule, vaata, ülilahe pakkumine, mis sa arvad sellest? Ma ei näinud seda alguses, seda meili, jõudsin õhtul hotelli, vaatan ka mingi 3 tundi on möödas juba, vaatan vanaema on kirjutanud, ma saan, no ei pekki. Ja siis vaatan, et meil on ka veel järele saatud, proovisin ära, vaatab äkki veab. Ja mis nagu nüüd, kui ma olen selles valdkonnas töötanud, mida see tähendab, on põhimõtteliselt see, et vanaema arvas, et ta saab arvuti endale tasuta, ta pani kuskil enda kaardiandmed. Need kaardiandmed on juba läinud. Ainukas asi, mis sa selle hetkel pead tegema, on kaart võimalik kiiresti kinni panna, uus kaart tellida. Ja siis ma helistasingi vanemale kiiresti, kell oli ma teiste järgi mingi 11:30 juba. Kuule, praegu on nagu asi halvasti, ilmselt su kaardiandmed on ära varastatud, paneme kaardi kinni koos ja tellime sulle uue kaardi. Ma just kuulsin eile soovitust, et võiks kasutada seda virtuaalkaardi võimalust üldse, et kui sa teed interneti makseid, et sul on tehtud justkui tavakaardile lisaks üks, kus on sul eraldi siis raha kantud, et siis vähemalt
ei jää kogu kupatusest ilma. Ja, noh, see ongi võib-olla hea siuke rahatarkuse nagu nipp, et võib-olla igapäeva panganduse võiks teha mingil teisel kontol üldse, et kui tõesti mingid andmed lekivad kuskilt, siis see kadu võib-olla ei ole nagu nii massiivne, on ju. Ja ma tean, et erinevad pakkujad pakuvad ka ühekordseid kaarte, mis on nagu tõesti võib-olla kõige turvalisem asi, mis võib nagu mingi hetk jutuks muutuda küll, aga näiteks võimalusi ennast kaitsta on päris palju. Aga lisaks sellele, et vanaema saaks ettevaatlik olla, siis kuidas andmeteadlased siin kasulikud saavad olla? Et mis sa siis teed seal? Mingid süsteemid, algoritmid, et midagi sellest poolest? Yeah. No see süsteem, mis seal tegelikult on, eks ole, meil on kaardipakkuja, mis on Wise, siis on seal vahel on tavaliselt siis kas Visa või Mastercard, ja siis Visa ja Mastercard see omakorda ühildub siis erinevate teenusepakkujatele, kes on siis mingid poed või kes iganes tahab midagi müüa. Ja seal tekib nagu siuke jada siis edasi-tagasi suhtlus on ju. Nüüd, kui sa mingi kaardimakse teed, siis mis põhimõtteliselt juhtub on see, et läbi Visa tuleb meile sõnum või teade nii-öelda, et kuule, ma ei tea, Martin tahab maksta, kas te lased selle makse läbi? Ja siis on meie koht nüüd otsustada, kas me laseme selle makse läbi või mitte. Ja seal tuleb nagu hulganisti andmeid. Me treenimegi oma mudeleid siis eelnevate nagu kogemuste peal, mida me oleme näinud. Ja siis, kui ma ütlen kogemus, siis ma mõtlen lihtsalt kaardimaksed erinevad. Mida see treenimine tähendab? Kuidas see välja näeb? Treenimine tähendab, masinaõppe mudelite treenimine, ma arvan, nagu kõige lihtsam seletus sellele on see, et meil on nagu hästi mitmedimensionaalne andmestik, eks ole, et meil on üks dimensioon tähendab seda, et sul on üks andmepunkt. Aga näiteks, kui ma panen praegu, võtaks meil oleks mingi sokisahtel, ma ütlen, siin on sokisahtlis on punased ja sinised sokid ja sina pead nüüd ennustama, kui ma võtan ühe soki, kas see on sinine või punane. Nii, alguses sa paned täiesti uupi, ütleme, et sul on 50-50 on see pakkumine, eks ole. Aga nüüd ma ütlen sulle, okei, võta 10 sokki ja siis tee oma ennustus, et sa võtad 10 sokki ja tõepoolest 5 on punased, 5 on sinised. Ja nüüd selle eelneva teadmise põhjal sa oskad juba ennustada, et okei, nüüd mu ennustus on umbes 50%. Ja me teeme täpselt sama asja, aga lihtsalt miljonite, kümnete miljonite siis maksete peal. Ja see andmete dimensionaalsus, sul on siis, ma küsin hetkel, kas punane või sinine ja sa saad võtta lihtsalt ühe, meil on siis see nagu läheb palju laiemaks kõik. Ehk siis teil on päris suur sokisahtel, et 10 erinevat sokki seal enam ei ole, et seal on ikkagi, ma arvan, juba sadades miljonites pigem. Ma just mõtlesin, et väga tuttav ülesanne, et 10. käis matemaatikatunnis sarnane asi käis läbi, et valem oli tahvli peal ja pidi seda soki tõenäosus arvutust tegema. Absoluutselt. Et tundub, et Martinil on lihtsalt sokkide arv on siin aastatega kasvanud. Enam vähem, jah. Sest mis see masinõppe tegelikult lõppkokkuvõttes on, see on matemaatika pandud nagu rakendusse. Et sa rakendad neid tuletisi, kõik seda, mida me gümnaasiumis tegelikult oleme õppinud, sa rakendad nüüd selleks, et teha mingisuguseid ennustusi eelnevate andmepunktide põhjal. Ja ta ei ole nagu mingisugune otseselt must kast, vaid ta on väga raskesti seletatav. Me inimestena me ei suuda tegelikult nagu väljapoole 3. dimensiooni väga mõelda. Et kui ma ütlen sulle, et kujuta ette viiedimensionaalset mingit objekti, siis me ei suuda inimestena lihtsalt sükest asja nagu ette kujutada. Ja see on ka see, miks süvaõppemudelid lähevad väga raskesti seletatavaks, on see, et seal lihtsalt toimub korraga nii palju. Ja see, et mis see nagu lõppfaktor on, mis mingi otsuseni selle mudeli viib, seda on lihtsalt raske öelda. Et jah. Kas nüüd siis sellisel tehisintellekti ajal, nii palju kui ma ise olen seda uurinud, siis näiteks Fraud on väga hea näide, kuidas tehisintellekt tegelikult ju võib ennetada neid nii-öelda pettumakseid, siis teisest küljest on ju see osa, et järjest tuleb aina juurde pettureid AI abil, et kuidas sina praegu seda trendi näed, et kas on pigem siis selle poole kaldu, et neid pettureid tuleb rohkem juurde
või sa näed pigem seda, et nüüd koos AI abiga meil on võimalik siis rohkem oma süsteeme kindlamaks teha, turvariske maandada ja nii edasi? Ma arvan, et AI abiga meil muutub see lihtsamaks, see just ennustamise pool, aga üks nagu suurimaid faktoreid, ma näen niisuguste pettuste juures, on lõppkokkuvõttes inimeste manipuleerimine. Väga palju raha läheb näiteks selle peale, et ma veenan sind ümber investeerima kuskile ja sa võib-olla 6 kuud järjest iga kuu paned 1000 sisse. Milles on AI väga hea. Jah, ja täpselt. ta suudab seda teha üle pika aja siis. Jah. Siin eile just kuulasin mingi pettuse kohta, et suhtlust alustati aasta aega tagasi ja aasta aega hiljem oli see, et tavai, et kanna raha ja oli see nagu õige pettuse moment. Jah, täpselt. Et see, ma arvan, et see on see koht, kus tuleb tegelikult see haridus mängu, et me peame inimesi harima sellest, milleks AI võimeline on, aga me peame ka arvestama sellega, et need süsteemid muutuvad aina paremaks ja nagu see, mida rohkem me sealt treenime, mida rohkem me sinna andmeid sisse ju pumpame, seda nii-öelda kavalamaks need süsteemid lõppkokkuvõttes muutuvad. Teeme väikse hüppe siin, et masiniõppe või vabandust, masiniõppe ei ole uus asi, eks ju? Ei ole, seda me oleme siin 10 aastaid oleme juba näinud fintechis, et te kasutate, ei tule kellelegi üllatusena. Et kas sa oled näinud just ma ei tea, generatiivse AI poolt, LLM-ide poolt midagi huvitavat, mis on sinu sektorisse juurde tulnud, just fintechis või seal, mingid trendid, mingid sellised uuemad asjad, mida näiteks 10 aastat tagasi, 5 aastat tagasi ei olnud? Jah, absoluutselt. Ma arvan, et nagu kui ma mõtlen masinõppe ja siis tehisintellekti nagu ajaloo kuidagi minekule, siis 10 aastat tagasi tegelikult masinõppega töötavad inimesed, andmeteadlased näiteks siis, nad olid väga tugevalt matemaatikud, seal olid väga palju statistilisi mudeleid, seal oligi täpselt sokisahtli teemat. Mis ma nüüd näen, on see, et tänu nendele generatiivsetele mudelitele, näiteks nagu ChatGPT, meil on kõik tehtud ülikättesaadavaks. Ja tänapäeval neid lahendusi saab luua ka tegelikult tavaline arendaja. Sest et sul ei ole nii palju vaja teada seda matemaatilist tausta enam, sa pead lihtsalt oskama promptida seda kokkuvõttes. Sa pead teadma, mida sa küsid. Juba see on nagu kõige raskem osa selle juures. Ja tänu sellele ongi, ma arvan, väga palju rakendusi tulnud juurde igasuguste kliendi toe poolte juures, et kuidas sa, ma ei tea, kas kliendi võimalik kiiresti vastad, kui ta siis su kliendi toega on ju ühendust võtab, igasugune dokumentide genereerimine, dokumentide valideerimine, kõik sellised asjad, mille jaoks sul varasemalt oli vaja inimesi, kes vaatasid üle, see dokument näeb enam-vähem normaalne välja, siin nimed klapivad, sellised asjad saad nagu ülilihtsalt tegelikult praegu ära automatiseerida. Et ma arvan, nagu, kui ma mõtlen, mis hetkel on andmeteaduses või sellises nagu AI laines, mis on nagu kõige raskem osa, on see, et sa pead aru saama, kuhu seda rakendada ja mis need nagu siis lõpptulemuses peavad olema. Ma tean, et sa omalt poolt oled vist kommunikatsioonijuhiga ka rääkinud ja küsinud, mida sa rääkida tohid ja mida sa ei tohi, aga äkki sa saad meile konkreetsemalt öelda, et mis on mingid uued tehnoloogiad või siis võib-olla AI sellised mudelid, mida te olete juurde võtnud. Et ma ei tea, kas te kasutate OpenAI mudeleid, Claude'i, midagi muud, et äkki sa tohid sellest natukene rääkida? Jaa, selles mõttes meil on kasutuseks, me saame kasutada põhimõtteliselt kõiki kõige populaarsemaid mudeleid, mis meie jaoks kõige olulisem on see privaatsus, et tõesti andmed, mida meie kliendid siis sisestavad kuskile, me saame garanteerida, et neid ei kasutata treenimiseks, neid ei lähe kuskil meie süsteemidest välja. Ja hetkel me oleme siis põhimõtteliselt see on nagu meie põhifookus ja kõik mudelid, mis meile seda pakuvad, me siis neid ka kasutame. Kas see on siis just see, et need andmed ei liiguks siis majast välja, kas see on siis pigem tulnud regulatsioonidest või on see selline Wise'i enda poliitika,
ma arvan, et seal on mõlemad, noh, esiteks meil on see Euroopa GDPR, ehk siis iga inimene peab teadma, kuidas nende andmeid töödeldakse. AI Act, eks ju. AI Act ka lisaks sellele ja noh, Wise'i põhimõte, üks põhimõttest on ka see, et olla väga läbipaistev, et sa tead tõesti, mida sinu andmetega tehakse. Sa näed ju see, kuidas tegelikult Wise nagu tihtipeale ennast promob, on see, et kui sa teed mingeid makseid teistesse siis valuutadesse, siis sa näed täpselt seda, kuidas, kuhu su nagu raha läheb. Et kui vahepeal on kuskil mingi, ma ei tea, 5 eurot on lisatasu, siis mida see 5 eurot tähendab ja sa reaalselt siis maksad selle 5 eurot ka, ma ei tea, kas ongi mingi olukorrast tingitud lisatasu või siis saad tasuta seda hoopis teha. Kas sa oled tunnetanud mingeid muutusi, mis võib hakata tulema? Et ma tean, et teil on päris palju töötajaid, tehnoloogia areneb kiiresti, et kas sa oled nägemas just kuna sa oled seal tehnoloogia poole peal rohkem, et mingid asjad võiksin väga kõvasti muutuma hakata? Tead, hetkel ei näe. Mul on selline tunne, et kus me tegelikult AI-ga lõpuks oleme, on see, et eriti finantsettevõtetes ja avalikes ettevõtetes, kus me tegelikult peame ju tegelikult nagu jagama kõike, mida me teeme, siis on ka väga oluline see, et inimene on kuskil seal ringis sees. Ja mis me pigem siis andmeteadlastena proovime teha, on see, et me ehitame tööriistu, et nendel inimestel oleks töö efektiivsem, et me saaksime jõuda rohkemate klientideni. Ja me kindlasti ei otsi võimalusi nüüd, et otseselt mingid inimesed nagu kuskilt välja visata, vaid pigem luua neile tööriistu, et nad saaks oma tööd paremini teha. Ehk siis eesmärk on võtta õiget tööriistat kasutusele ja inimeste töö veel efektiivsemaks muuta, eks ju? Just. Et sama arvu inimestega teha lihtsalt rohkem tööd ära. Jah, täpselt. Mis ma olen vähemalt tähele pannud Wise'i tööpakkumiste juures, on see, et kui hästi nad promovad oma kontorit, muideks. Ja. Tõsiselt ka, kui ma esimest korda Martinit nägin, ma küsisin, et kas sa läksid siin ainult kontori pärast tööle? Tõsiselt, seal on bassein, seal ei ole basseini ei ole. Okei, aga ma tean, seal on jõusaal, seal on saun. Markus müüb üle praegu. Et jumala kihvt tegelikult. Ja. Et põhimõtteliselt sama paralleel, ma toon nagu Google'iga, kuidas neil oli isegi minu arvates nagu mingid sleeping aread, ehk siis inimesi lihtsalt hoitakse kontoris kauem, et nad saaksid vahepeal, ma ei tea, puhata, mõelda oma mõtteid ja äkki nad tulevad jälle mingi uue, mis iganes lahenduse peale. Et mega kihvt. Teised ka, ma ei tea väga palju kontoreid Eestis, kellel oleks saun. No Ralf on juba müüdud saunaga, eks, aga et see on väga kihvt. Ja, üks asi kohe meenus saunaga, et üks päev istusime peale hommikust jõusaali, istusime saunas, üks Wise'i ära oli veel ja arutati teemadel, et jube hea, et kontoris saab tasuta kodujuustu võtta. et ei peagi koju minema, et kontoris on tingimused nii head, hops, hommikusöök kohe sisse ja saab... Kõik valguvajadused saab ära kaetud. Täpselt, ja saab tööd alustada. Ja, nad on hämmastava töökeskkonna loonud. See, kuidas sa saad, tõesti, ma ei tea, vahepeal teedki tööd 4 tundi järjest, sul on peapaks ja sul on nii palju võimalusi, kuidas korraks nagu puhata. On ju üks see, teiseks see, et sul on loodud nagu suured sellised köögid, söögialad, kus saadki oma, vahet ei ole, kui suur su tiim reaalselt on, sa leiad selle laua, kus oma tiimiga koos istuda, saate juttu ajada kõike, et ma olen siiamaani ülirahul. Kellel huvi on, siis ülejärgmine teisipäev peaks olema. Wise'is on järgmine AI üritus, et korraldatakse ühte ägedat asja. No, väga lahe, ma isegi kellel huvi on, siis saab kirjutada, saan info edasi saata. Aga ma arvan, et nüüd on õige aeg Martinil väike pitch teha, kuna tegelikult räägime kõigepealt eelmisest startupist, et räägime. Peale tööd on mehel palju aega, mulle tundub, et tuli välja, et tal on üks startup enne seda veel olnud. Ja
kui ma su tausta lugesin, siis sa bakas tegid mingit väga keerulise nimega uurimustööd, tegid magistris ka närvivõrgud, mingid edasi keerulised sõnad. Kas sellest kasvas välja su startup ka? Et ma tean, et see oli meditsiini valdkonnaga seotud ja täna sarnased tegijad on väga edukad. Et räägi natukene sellest, et see oli päris huvitav. Ja see oli naljakas. No ma olen alati, minu nagu eesmärk, kui ma valin, mille kallal ma töötan, on alati olnud see, et kas ma tahan siis tuua mingit kasu juurde maailma, siis positiivset, või siis haljumal juhul jääda neutraalseks. Et ma nagu kindlasti ei tahaks kasutada oma oskusi millekski halvaks. Ja AI on nagu alati huvi pakkunud, baka lõputöö ma tegin tõesti närvirakkude siis ennustamisel, et sa näedki nagu sükest pilti erinevatest siis rakkudest, sa pead ära siis klassifitseerima, et kas mingi nendest rakkudest on vähirakk või mitte. Ja noh, meditsiin on nagu üldse süke suht lihtne ala, kuhu minna sisse, kui sa tahad midagi head maailma juurde tuua. Mis seal ikka rasket? Lihtne asi. Ja no selles mõttes, täpselt. Tulen ja teen, on ja? Tulen ja teen. Ja täpselt samasuguse mentaliteediga siis aasta hiljem lõpetasin baka ära, läksin Amsterdami ülikooli ja rääkisin sõpradega, et üks mu nagu unistustest on startup üks hetk luua, et kui teil on nagu tutvusi, siis andke teada. Ja siis niimoodi sõbrale saingi kokku ühe Oliveriga, kes ütles, et kuule, et meil on siin idee olemas, me tahaks sind punti ja hakkame ehitama. Ja see idee oli siis see, et luua põhimõtteliselt Google Translate meditsiinilistele dokumentidele. Sest et meil Eestis siin on tegelikult ju digiriik, sa näed nagu, saad ülilihtsalt pääsed ligi oma dokumentidele, sul on võrdlemisi head siis nagu seletused, ma vaatasin just, käisin vereproovi andmas, sul antakse sealsed normaalsed vahemikud ära ette, et sa tead, kas sul on nagu hästi või halvasti. Ülilahe. Aga Lääne-Euroopas, näiteks siis Hispaanias või Prantsusmaal, see ei ole nii kaugele jõudnud ja inimestel on reaalselt kodus pakkide viisi meditsiinilisi dokumente, mis neil arstid on välja printinud, millest nad ei saa mitte midagi aru, sest nad ongi kas lihtsalt täis lühendeid või numbreid või mingid ladinapäraseid sõnu, mida nad lihtsalt ei mõista, on. Aga neil päike paistab, toit on hea, saavad ujumas käia, võib-olla ongi, kõik on terved ja teeb pala vahet. Mis see lühend ikka poogen, et lähme randa. Aga ühesõnaga selgus, et see on suur probleem. Jaa, et inimesed ei saa aru, mis neil tervisemured on. Ja me natukene läksime ka rohkem süvitsi. Me otsusime, loome selle lahenduse, kus me siis meditsiinilisi dokumente ümber tõlgime inimkeeli. Me teeme seda siis vähipatsientidele. Et seal oli nagu mitu põhjendust, üks on see, et meil kõigil oli kuidagi isiklik suhe vähiga, kas keegi nagu lähikonnas on vähki läbi põdenud või midagi taolist, ja teiseks on see, et kui sa lood lõppkokkuvõttes mingisugust ettevõtet, see on nüüd väga nagu äriline eesmärk, siis sa tahad tegelikult klienti, kes suure tagasi mingi hetk tuleb. Ja vähipatsientidel paraku on niimoodi, et kui sul üks hetk juba oled mingi keemiaravi või midagi taolist läbi käinud, siis tegelikult sa jääd nagu nendesse uuringutesse neid külastama. Eks te võtsite alguses kohe sellise natuke kitsama suuna, eks? Ja. No proovisime ka järgida nagu seda, et samas kui sa nagu lood toote kõigile, siis mõnes mõttes ei loo toodet mitte kellelegi. Kui kaugele te sellega jõudsite ja miks pooleli jäi? Miks pooleli jäi? Ma arvan, et see oli nagu selline õpikust välja võetud nagu, see oli õpikust välja võetud näide meie startupi teekond. Me tõi 4 tükki, siis üks hollandlane, pool britt, üks hispaanlane ja üks kolumbialane. Ja hakkasin pihta, idee oli äge, ehitasin prototüübi, panime nagu silmaklappidega lihtsalt edasi. Ja siis üks hetk vahepeal rääkisime inimestega, kes oleks potentsiaalselt kasutajad, et mis ta arvad sellest, ülilahe. Ja kui me lõpuks mõtlesime, et okei, kuidas me hakkame siis raha teenima sellega, siis see oli koht, kus me jooksime natukene tupikusse, et me proovisime siis erinevate kindlustusfirmade läbi, haiglate läbi, ka patsientide läbi nagu mingit rahamudelit luua,
aga mis me lõpuks nagu, kuhu me jõudsime sellega, oli see, et inimesed ei olnud nõus sellest maksma. Kuigi on tahaks täiega tahtnud seda kasutada. Ja noh, selles mõttes on nagu naljakas, et kui sa loed nagu, mis oleks nagu selline startup-induse punktist A, punkti B liikumine, siis hea oleks see, kui sa alguses valideerid ära, et kas keegi on nõus su siis idees maksma. Aga meil nagu idee oli, idee lendas ja tahtsime ehitada, nii et siis me ehitasime ka. Kogemuse võrra rikkamad. Absoluutselt. Aga mainisid, et keegi tegi sarnast asja ja palju nad täna väärt on? Kusjuures jah, Prantsusmaal me tegimegi siis niimoodi, et üks hetk me lõpetasime ära selle, sest et mina õppisin, teised tegid täiskohaga tööd kõrvalt ja lihtsalt me nägime, et ajaliselt me nagu ei jõua sellega enam tegeleda, muud elu prioriteetud peale kahjuks. Ja panime asja kinni ja siis paar kuud hiljem lugesime, et Prantsusmaal tuli mingisugune startup, kes tegi siis täpselt sama asja ja oli kaasanud hiljuti, mis see mingi 6+ miljonit vist oma nagu ideega. Nii et lihtne mäng. Lihtne mäng. Mis taustaga muide need sinu co-founderid siis olid? Minu kaasasutajad olid, üks lõpetas siis Hollandis meditsiiniteaduskonnas. Seal see süsteem on natuke teine, et kui meil on 5 aastat õpinguid, siis neil on 3 aastat ja siis sa saad valida, kas sa tahad edasi minna, ta tegi selle nii-öelda bakalaureuse programmi ära. Siis meil oli üks füsioterapeut, kes on ka konsultant ja süke võib-olla siis igasuguste tervisega seotud startup-induste nagu suur fanatt ja nüüd ka natukene konsultant selles valdkonnas. Ja siis 4. oli andmeteadlane ja süke tarkvarainsener tüüp. Miks ma küsin, oli sellepärast, et nii palju, kui mina olen kas või kiirendites inimestega suhelnud, siis on väga tihti, nüüd viimasel ajal just, kuna tarkvara on nii lihtne luua, siis tehaksegi mingi 2-4 tiimid, kus tavaliselt on inimesed ühe ja sama taustaga, ehk siis tarkvaraarendajad, ja kuna tarkvaraarendajatel käed on kogu aeg, tahavad kogu aeg arvuti küljes olla, siis skipitaksegi see valideerimise osa, hakatakse kohe prototüüpi tegema, raisatakse sinna mingi meeletu aeg ja siis pärast jõutakse sama järelduseni, et võib-olla isegi idee lendab, võib-olla, teie juhul tegelikult ju idee oli hea, eks, aga keegi ei ole selle eest nõus maksma, on ju. Jah, täpselt. Ma arvan, et see on nagu, seal on nagu minu arust 2 asja, mis ma sellest nagu õppisin. Üks on see, et kui sa mingit ideed hakkad looma, siis sa peaksid, mis ma nüüd tulevikus olen tegema hakanud, on see, et ma mõtlen, kas see valdkond, kus ma seda teen, kas mu tiimis on inimesed, kes selles valdkonnas on varem töötanud. Et see teadmiste pagas, mis sul tegelikult sealt nagu juurde tuleb potentsiaalselt, on lihtsalt nii massiivne ja annab sulle sükse eelise, et see on nagu võrreldes inimestega siis, kes ei tea mitte midagi näiteks valdkonnast, on ju. Ja jah, ideede valideerimine, see on ka nagu ülioluline osa. Me proovisime enam-vähem jaotada niimoodi, et mina ja siis see kolumbialane tegime suurema osa arendusest ja siis teised 2 tegelesid rohkem süükse müügi ja valideerimisega. Aga ma arvan, et kus me nagu pange panime, oligi see, et me ei valideerinud otseselt seda haiglatega või siis nagu inimestega, kes lõpuks maksavad, vaid lõppklientidega. Ehk siis me mõtlesime justkui oma lahendusest kui süksest B2B2C-st, ehk siis meie ärina müüme mingile teisele ärile ja nemad pakuvad siis seda omakorda mingitele klientidele. Ja me rääkisime lõppklientidega, kuigi me tegelikult oleks võinud selle vahepealse ettevõttega seal rääkida. Eks me kõik oleme siin ühe korra või mitu korda vastu puud jooksnud ja alati on järgmine võimalus. Ja sa oled teinud päris suure muutuse. Täna on klient hoopis keegi teine ja väga põnev teema, et siin on suvi just on lähenemas. Airbnb bookingu ärimehed, kes enda kortereid välja hakkavad rentima, et sinu lahendus saaks neile kasulik olla. Ja. Mida sa teed täna? Ja, see idee sündis väga huvitavalt. See sündis läbi siis minu tädimehe, kellel on
8 korterit ja ta teenib nendega sissetulekut. Ja siis läbi Bookingu ja Airbnb, pakkudes siis majutusteenust, lühiajalist renti, eks ole. Ja mis ta märkas? Minu arust see ei olnud lihtsalt korter, see oli umbes mingi Prantsusmaa või Šveitsi loss või midagi sellist. See on Šveitsis on tal üks chalet, on see nimi, see on siis, kui te teate neid... Eesti inimesele lihtsalt jah, nagu tõlgi, et see ei ole tavaline korter. No see ei ole põhimõtteliselt korter, aga see on mingi... suur, kui te lähete näiteks Austriasse suusatama, siis tavaliselt need puitmajad, kus te saate rentida ööbimist, on chaleed. Ja seal on siis 10 või 8 korterit sees näiteks keskmiselt. Ja jah, see on õigus, et see ei ole lihtsalt üks suvaline korter. Et me ei räägi mustaka kahetoalisest. Me ei räägi mustaka kahetoalisest. Aga ma hakkan oma korterit šaleeks nüüd kutsuma 100%. Tere tulemast minu šaleesse. Punane vaip läheb niimoodi ees. Rumal on see, kes ei oska müüki teha, eks ju. Täpselt. Nii, aga klient oli olemas, tuttav. Mis sealt edasi sai? Ja ta ütleski, et nagu probleem, mis mul on see, et ma söön hommikul perega pühapäeval pannkooke ja mul tulevad kliendikõned sisse ja küsivad, et kuule, kus ma auto saan parkida või kus ma võtmed kätte saan või kas me saaksime äkki ühe lapse voodi juurde või lapse tooli, kas teil lapse tooli on seal? Ja noh, nagu pühapäeva hommikul sa perega aega vedad, see on nagu kõige nõmedam aeg, kus selliseid küsimusi saada. Muidugi, kui sa oled sellises äris sees, siis sul ei ole ühtegi päeva, sa oled kogu aeg valmis vastama klientide küsimustele. Ja see rating on vist suht oluline, et kui sa ei vasta teatud aja jooksul, siis kohe inimesed panevad sinna kommentaare, et kuule, et nagu ta ei öelnud mulle, kus see telekapult asub või mis iganes lisapadi. Täpselt, et see võib kõik peegelduda kohe sinu reitingus, omakorda sinu müükides ja nii edasi, eks ole. Ja siis me mõtlesime, et okei, loome siis tehisintellektile põhineva lahenduse, mis suudaks ära vastata 80% küsimustest, mida siis kliendid igapäevaselt tahavad küsida nendelt maja või korteri omanikelt. Ja me lõimegi siis üks ettevõtte nagu HostReply. Kui tahate minna vaatama, siis hostreply.com on meil juba veebileht üleval. Paneme kirjeldusse, nii et saate alt lugeda siis pärast. Jaa, väga lahe. Ja meil on prototüüp valmis, millel meil siis idee põhineb on see, et sa näiteks valid oma korteri välja Airbnb's või Bookingus, paned, et ma tahan seal ööbida, me saadame sulle WhatsAppi sõnumi ja eelnevalt oleme siis küsinud omanikult, et kuule, kas sa saaks palun kirjeldada, milline su korter on ja me teeme seda läbi siis ka tegelikult sellise AI poolt juhitud küsimustiku, et me küsime sult näiteks mingi, kas sul autoparkimiskohti on? Vastad ära, kuule, praegu jäi natuke nagu poolikuks, äkki saad paar detaili juurde lisada, küsime mingi äkki lisaküsimus sinna juurde. Et me oleme tõesti proovinud läheneda sellele siis perspektiivist, kus me eeldame, et ma ei tea, näiteks sa ei tea, mis asi promptimine on, vaid me proovimegi sind väga naturaalselt läbi viia siis protsessist, kus sa kirjeldad oma korterit ja selle info põhjal, mis sa meile lõpuks annad, me siis hakkame vastama su klientidele. Ja kui miski on sellest siis infobaasist puudu, siis me kirjutame sulle isiklikult, et kuule, su klient tahtis küsida näiteks, et kas ma ei tea, kas ma saan autot rentida kuskilt lähedalt. Noh, sa ei ole seda varem kirjeldanud, vasta ise, kuidas soovid vastata ja siis see vastus läheb kliendile. Kui mul on Pärnus korter, ma tahan suvel seda nüüd rentida, siis kaua minu jaoks see protsess välja näeb. Et ma saaksin kõik kirjeldatud ja et ma saaksin siis panna laivi seal asja. Ma arvan, et see protsess võtaks sul umbes 15-20 minutit. See tähendab seda, et sa lood kasutaja, ühildad ära oma siis valitud majutuspakkuja, ehk siis kas Bookingu või mingisuguse, kellesse me oleme ka veel integreerinud, on näiteks süke ettevõte nagu Smoobu, mida nimetatakse siis, inglise keeles on see Property Management System, ehk siis sul on võimalik sinna ühildada siis nii Bookingu kui Airbnb ja siis ta vaatab, et ükski Booking ei oleks nagu samaaegselt duplikaat planeeringuid. Just, hoiab selle ära.
Smobu ütlesid? Smobu on see nimi, jah. Okay. Ja ühildad siis selle ära, me automaatselt vaatame, missugused siis, ma ei tea, korterid sul on ja saad sealt ka kontrollida seda, et kas ma tahan, et AI siin nagu saadaks tervituse ja hakkaks tegelema või mitte mingite property'te puhul, sest et võib-olla sul on mingi väga niši lahendus, mida saad pakkuda, saad väga isiklik olla, tahad klientidega nagu otse suhelda, siis sa ei pea absoluutselt seda nagu rakendama, me ei küsi sult raha ka selle eest, kui sa seda ei rakenda. Aga kui sul on mingid lihtsamad korterid, paned sealt start ja iga sisse tuleb booking, me võtame kliendiga ühendust ja kui tekivad mingid lisaküsimused, küsime sult eraldi üle. Kui on mingid lihtsamad asjad, näiteks ma ei tea, kas me saaksime ühe lisarätiku, siis me lisame selle lihtsalt sinu süsteemi sisse, et kui, ma ei tea, kas koristaja või sa ise näete, vaadate seda siis bookingut, siis te näete kohe ära, et näed, klient soovis siin praegu lisarätikut. Ja nii lihtne see ongi. Ja anname sulle ka siis tegelikult terve aja ülevaate sellest, mida me oleme kirjutanud, mida klient on kirjutanud ja nii edasi. Aga kui nüüd tulevad ekstra võimaluste kohta mingid küsimused, midagi väga teistsugust, siis kas see suunatakse mulle kui nagu see, kes välja rendib või mis hetkel see nagu vahetus tehakse? Iga sõnumiga, mida klient küsib, me siis klassifitseerime ära selle, et kas see on asi, mida sa oled ise omanikuna lubanud, näiteks, et kui klient tahab lisakäterätikuid, anna, ütle, et see on tehtav, pane lihtsalt see kirja, et me teaksime, et selle lisada. Või siis on see midagi sellist, mida ei ole kaetud sinu antud infobaasis ja siis sa saad sellele ise manuaalselt vastata. Et me saadame sulle siis teate, et kuule, su klient soovib teada, kas auto rent on läheduses võimalik, kui ei ole, siis või noh, kui on, siis vasta, kui ei ole, siis vasta, saad nagu ise oma kõnekeeles saad vastata. Ja see hetkel me siis toetame ka seda mitmes keeles, me oleme katsetanud ka eesti keelt, et siiamaani töötab nagu väga hästi ja jah, tundub, et asjal on nagu jumet. Mis sa seekord, kui sa alustasid startupi nüüd uut, et mis sa seekord tegid kohe alguses siis teistmoodi, arvestades, et sa oled nüüd mingid asjad läbi teinud, puu otsa siis jooksnud, ütleme nii, et räägi äkki sellest natukene lähemalt. Jah, see, mis mulle selle idee juures julmalt meeldib, on see, et me tegelikult lahendame iseenda probleemi. Ehk mu tädimees, tal on reaalselt korterid, tal on see probleem ja ma nagu tunnen, et sealt nagu sellist teed mööda minnes on see nagu palju lihtsam kui see, et ma olen ise arst, ma tean, et kuskil on mingid vähipatsiendid, ma proovin neile mingit lahendust leida ja siis ma hakkan vähipatsiente intervjueerima, et mis neile tegelikult oluline on. Versus see, et meil on juba üks inimene olemas, kes lihtsalt vaebleb sellega iga päev ja kui on juba üks inimene, siis ilmselt tegelikult on ka kuskil 5 ja kui juba on 5, siis kuskil on 1000 ja nii edasi. Ja see on väga, teine asi, mis mulle nagu meeldib selle juures on see, et see idee on tegelikult väga lihtne. Sa annad meile vastused ette ja me automaatselt enda vastuste põhjal vastame siis su klientidele. Tegelikult lihtsuses ma näen ka seda, et peitub võlu. Ma tahtsin küsida hinnastuse kohta. Kui ma tahaksin selle kasutusele võtta, siis ma saan aru, et eestlasena seda on võimalik kasutada, eks ju? Eestis te pakute? Absoluutselt. Mis see hind on kasutajale? Me oleme hinnastanud siis niimoodi, et me oleme ka natuke vaatanud konkurente, mis me oleme näinud, et konkurendid teevad, on näiteks on sellised pakkujad, kus inimesed pakuvad täpsama lahendust, vastavad kõige lihtsamatele küsimustele, aga sul on lihtsalt reaalne inimene kuskil mingis kontoris, kes on kogu aeg valmis vastama siis manuaalselt. Ja meie hinnaspoliitika hetkel on siis 10 eurot per korter ja me hinnastame seda niimoodi, et näiteks, ma ei tea, ütleme, et sa teed kasutaja meie juures, praegu on juba, mis meil on siis 10. mai, siis me võtamegi 10. maist kuni mai lõpuni, mis see õiglane hind selle vahel oleks. Me ei küsi sult 10 eurot, me küsime seda perioodi pealt. Ja me küsime siis ainult nende korteritega,
mis sul reaalselt aktiivsed on. Et kui sul on valitud, et ma ei taha mingitel korteritel hetkel kliendi sõnumeid välja saata ja seda AI rakendust kasutada, siis nende eest me sul raha ka ei küsi. Mulle see idee väga meeldib, sest mina tulen ka sellisest perest, kus kinnisvara on nagu A ja O on ja, et mul on vanemad sellega terve elu tegelenud, noh, eriti siis paps on ja paps on, tervitused papsile, kogu aeg on olnud see teema, et iga kord ta teeb samamoodi neid lühiajalisi rente ja iga kord, kui see klient tuleb, siis kui on ingliskeelne klient, siis ta ütleb, et Markus, nüüd on sinu kord, it's your time to shine, sina pead rääkima, sina pead tegelema, sina vasta, uuri, anna neile mingi tippe, et kuidas nad peaksid hakkama saama. Ja kui on mingid eestikeelsed, venekeelsed kliendid, siis ta nagu ise tegeleb, on ju. Ja ma olen lihtsalt anud ja palunud teda iga kord, et palun tõi kas või mingi A4 leht valmis. Sest iga kord ma räägin seda täpselt samat juttu, parkla on siin, telekapult asub siin. Wi-Fi parool. Wi-Fi parool, söögikoht, nagu nii klassik asjad. Aga mul on selline tunne, et talle meeldib see. Ja talle meeldib see nagu inimeste connection ja nii ongi. Et seal ei ole nagu mitte midagi teha. Ma ütlen ausalt, kui mul oleks selline asi olemas, ma kasutaks 100%. Ma ei viitsi tegeleda. Ma väärtustan oma aega nii palju, et ma maksaks selle 10 euri 100%. Aga ära minu papsi mine valideerima, sest ma juba valideerisin ta ära mitu korda elus, et see on see on nii nagu, ta on nii selles mõttes old fashioned, mis mõnes mõttes on nagu äge, et aga et ma ütlen, et see on 2 erinevat tüüpi inimesi. Absoluutselt. Mina läksin koju pitchima küll seda, ma arvan, et võiks proovida. Absoluutselt. Et selles mõttes see probleem, et kui Markust mõjutas, siis tegelikult see mõjutas isegi mind, sest ma mäletan, meil oli koosolek, siis me panime koosoleku pausile ja Markus hakkas seletama üürnikele, et kus pult asub või mingid lihtsad küsimused, eks ju. Et klient on koha peal vaja ju teenindada ja kui ei ole sellist rakendust kasutusel, siis ainuke variant ongi see, et kuule stopp, telefoni kõne ja 5 minutit seletas seal, kuidas saab parkida ja kus asub pult ja täpselt. Ja nii edasi. Ja hetkel me tegelemegi peamiselt teksti vastustega, aga kuhu me nagu saame lõpuks ka liikuda on see, et ma ei tea, Markus laseb näiteks sul video teha, et kuidas sa lähed korteris sisse ja lähed telekapuldi juurde ja telekapult on alati seal. Ja kui klient küsib, kus on telekapult, siis me saame seda video lihtsalt. Lihtne, on ju, seal tegelikult ei ole vaja, see ei pea isegi midagi ütlema seal. Et see on nagu ka keele üleline. Kas Chaledas on juba kasutusel see lahendus? Jaa, me panime selle 2 nädalat tagasi tööle, et näha lihtsalt, kuidas siis kliendid reageerivad sellele. Küll üks asi, millele me alguses ei mõelnud aga ja mis on üliloogiline, on see, et kui sa broneerid puhkust, siis tihti peale broneerid selle 4-6 kuud ette. Ja ütleme, kui ma praegu broneerin, ma ei tea, augustisse endal mingisuguse korteri, ma ei hakka hetkel küsima selle kohta. Ma küsin selle kohta siis, kui mul on päev, nädal, 3 päeva enne seda broneeringut ja mul on midagi vaja. Nii et meil on hetkel saadetud välja juba inimestele tõesti need tervitussõnumid, aga tõesti seda, kus nad hakkavad nüüd küsima, ma ei tea, lisavoodilinu, parkimiskohti ja nii edasi, seda hetkel me veel ootame, et seda me oleme ise manuaalselt testinud ja siiamaani see on väga edukas olnud, aga ilmselt seda kuniks me näeme reaalselt kliendi nagu interaktsiooni, selleni ma arvan, et läheb veel äkki mingi nädal, 2, 3, midagi taolist. Kui suur tiim teil on? Meie tiim on 3 inimest ja kusjuures see on nagu ka ülilahe, võib-olla siis süke AI-ga seotud asi, et me oleme suure enamuse genereerinud oma prototüübist. Et kogu selle veebilehe me oleme teinud sükse programmiga nagu Lovable, siis selle back-endi, kus siis põhiloogika on, selle olen mina peamiselt kirjutanud, et kui siin tihtipeale uudistes käivad uudised, et ma ei tea, Facebook vahetab nagu 50% oma arendajatest AI siis koodi genereerijate vastu välja,
siis no minu kogemus täna on see, et sa saad mingisuguse hea baasi genereerida, aga see, mis sealt tuleb, see tahab kindlasti saada lisa silmapaari ja noh, selle ma olen nagu põhimõtteliselt täiesti ümber kirjutanud ise siis. no viimane statistika oli see, et 30% vist koodist on AI genereeritud. Jah, See tähendab seda, et 2/3 on ikkagi inimene valideerinud ja otsustanud, ise kirjutanud. jah, absoluutselt. Absoluutselt. Et me vaatasimegi just hiljuti, me alustasime tööd vist nagu idee tasandil äkki 6. märtsil. ja nüüd me oleme siis staadiumis, kus me hetkel saadame klientidele sõnumeid välja, et tegelikult on asi nagu väga kiiresti läinud ja me oleme kõik seda teinud oma põhitöö kõrvalt, mis on ka nagu lahe. Ja ka sinu Papsiga seoses, see on ka üks asi, millele me mingi hetk mõtlesime, et kes on meie klient. Ja me saime aru, et meie klient on inimene, kelle jaoks see kliendi suhtlus on muutunud ebamugavaks, sest neil on 5, 8, 10 korterit ja siis, kui sa saad neid küsimusi nagu iga päev lihtsalt, siis noh, mingi maani ma usun, et see kliendi suhtlus on lõbus ja sa saadki selle nagu niisuguse inimtunnetuse sinna juurde tuua, aga mingist piirist, kuskil on mingi piir, ma arvan, ja täpselt need on meie inimesed. Ma arvan, sa peaksid kindlasti sinna, kui sa lähed kaardistama, paneme sisse selle küsimuse, et kas pühapäeviti on pannikoogi hommikud või mitte, et noh. Jah. Kui pühapäeval on ikka pannikoogi hommik, siis on nagu kohe konksu otsas, ütleme niimoodi. Täpselt. Ja noh, see on ka see, mida me tegelikult ise välja kommunikeerime, et lõppkokkuvõttes, mis sa saad selle rakenduse kasutamisega, on see südamerahu, et igal hetkel su klientide eest hoolitsetakse. Kui midagi läheb halvasti, me anname sulle teada ja sa saad nagu, sa ei pea kogu aeg olema selles nagu pingemomendis, kus äkki nüüd tuleb kõne. Ma ei tea, kas ma saan tulla, mul võib-olla kliendid lähevad praegu just sisse, et sealt võib küsimusi tulla, ma praegu ei tule näiteks välja, mis iganes on ju. Mis on teie järgmised sellised eesmärgid ja mida te otsite või keda te otsite, kui üldse, et räägi sellest poolest natukene? Jaa, me tegelikult nüüd hakkamegi otsima inimesi, kes reaalselt hakkaks meie toodet kasutama, et saada esimest tagasisidet, nii et kui me saaksime siuke 5-10 inimest, kellel on siis mingi posu kortereid, millega nad teenivad elatist, et nad saaksid meile lihtsalt öelda, et mis nad arvavad sellest, kas see nagu läheb kokku nende visiooniga, kas nad tunnevad, et näiteks see, kas nad usaldavad seda AI-d oma kliendiga üldse suhtlema, sest et ma pean ka tõdema seda, et minu siis tädimees, ta on nagu alati töötanud niisuguses tehnoloogiasektoris, ta ei ole arendaja, ta on tootejuht, aga tal on pigem niisugune, noh, ta saab aru asjadest, tehnoloogiast võib rohkem kui niisugune keskmine inimene. Et nüüd, kui me hakkame nagu laialdasemale populatsioonile seda pakkuma, et siis kas see tõesti läheb kokku ka nende siis, ma ei tea, usaldusväärtustega ja taolisega. Nii et otsime hetkel inimesi. Ma tean, et meil on juba Tartus mõned inimesed olemas, kes väga ootavad selle kasutamist, et me rääkisimegi ühe sõbraga, kes samamoodi Tartus tegutseb ja ta ütles, et iga õhtu vastab tund aega kliendi sõnumitele. See on ikka tegelikult julm, 7 nädalas. Päris karm. Ja. Kas turunduses on plaanis AI-d ka kasutada? Oma tooteturunduses? Täpselt. Et jõuda valideerima potentsiaalsete klientideni. Mis ma tegelikult mõtlesin, et miks see nagu idee on ka lahe, on see, et mulle tundub, et seda on väga tore müüa. Sa lähed bookingusse, valid näiteks Tallinna või Eesti, siis sul tuleb sealt rivi lihtsalt erinevaid majutusasutusi ja sa saad need e-mailid kätte, saad kirjutada, tšau, me oleme Host Reply, me pakume niisugust teenust, äkki te olete huvitatud. Et tegelikult see, kus nagu külmade kõnede asja saab nagu väga lihtsasti rakenda, sest sul tegelikult nimekiri klientidest on üli kättesaadav. Mulle tundub, et neil on meie lahendust vaja. Meie klient, jah. Et me leidsime endale sinu näol uue kliendi ja võib-olla ma ise hakkan siis sinu kliendiks. Absoluutselt, väga tore. Et win-win. Ja mis on ka tore, on tegelikult see, et läbi selle kliendi suhtluse sa saad ka
mis me anname nagu omanikele, on see, et saad anda ka mingisugust statistikat, et mis on kõige küsitumad küsimused, mis on kõige küsitumad küsimused Eestis, võib-olla Euroopas, mida kliendid tahavad teada ja me saame selle järgi ju tegelikult sinu enda selle nii-öelda infobaasi ehitada. Ja teine asi, mis me saame ka teha, on see, et ma ei tea, Ralf, tuled näiteks minu korterisse, ütled, et jaa, mul on niisugune lisavajadus, et ma tahaks 2 käterätikut saada juurde ja me saame selle meelde jätta, et Ralf on tegelikult meil varem külastanud, eelmine kord vajas ta 2 käterätikut, me saame tegelikult kohe luua selle sideme, et tere jälle, sa oled jälle broneerinud meie korteri, kas seekord soovid nagu samad vajadused, et tahaks täidetud? Et mäletame, eelmine kord käisid, tahtsid 2 käterätikut juurde, kuidas praegu on, või näiteks lapsevoodi, nagu veel parem näida äkki. Kas tootearendus on juba sisse planeeritud ka tagasiside vormide arendus? Tagasiside vormide arendus siis kellele, kas omanikele või klientidele? Need, kes tulevad suvel korterisse, rendivad selle, et nad saaks kohe tagasisidet anda seal ja samamoodi väärtuslik info ju neile, kes seda korterit, seda teenust nagu pakuvad. Yeah. Et lihtsalt kaks ühes. Ma arvan, et seda tagasisidet me hakkame kõigepealt küsima siis korteri omanikelt endalt, et vaadata ja aru saada, kuidas nad on rahul selle suhtlusega. Ja siis mingi hetk, sest et kui ma mõtlen, kes on see inimene, kes broneerib neid kortereid, siis tegelikult see oleme me kõik. Ja mul on lihtsalt vaja katta nagu võimalikult laia siis vanusebaasi, et aru saada, kuidas sa tunned, kui sa praegu sellega suhtled. Et kui sa saad siukse sõnumi, ma teen sulle demo, kui sa saad siukse sõnumi, mis sa nagu, kas sa tunned, et see on inimene seal taga või sa tunned, et see on mingi automaatika, et seda mul on lihtsam valideerida, et pigem me proovime hetkel just suunata oma tagasiside küsitlused kõik siis tulevastele kasutajatele, kes on siis need korterite omanikud. Ma korra tulen tagasi ühe teema võrra, kus sa rääkisid sellest näitest, et Ralf oli broneerinud kunagi selle korteri, küsinud selle 2 rätiku kohta, ja siis, kui ta nüüd uuesti, ütleme 3 aastat hiljem broneerib, siis sa küsid täpselt sama asja, See on ülihea jälle use case, millega minu arvates väga suured ettevõtted praegu vaevlevad, et nende peamine murekoht ongi see, et me oleme nüüd võib-olla 500, 600 või 1000 töötajatega ettevõte, meil on miljoneid kliente, kuidas me hoiame ja säilitame selle personaalse touchi. Et ülihea use case jälle, et kuidas tegelikult AI võib selliseid asju ja sellises mahus tegelikult selle personaalse puut alles jätta. Täpselt, et see muutub koheselt üliskaleeritavaks ja sa tõesti tunned, et te mäletate siukseid asju, et see on nagu, ma tunnen ennast väga hästi, ma tuleks uuesti, eriti kui siin on mingid suuremad majutusasutused, eks ole, et ma ei tea, perega lähed kuskile, ma ei tea, Viljandisse või kuskile metsa vahele mingitesse majakessesse, et sa tunned tõesti, et sinust hoolitsetakse. Väga huvitav teema ja ma arvan, et siinkohal on õige aeg sellele võib-olla joon alla tõmmata. Ma enne tahtsin küsida veel, et mis need eeldused on, et ma saaksin seda kasutama hakata? Kas igaüks, kellel on Airbnb ja bookingus asi üleval, tema saab kasutada või mul peab Smobu midagi veel olemas olema, et su lahendust kasutada homme? Hetkel me töötame selle kallal, et Airbnb ei paku siis väliseid apisid. See tähendab seda, et sa ei saa oma rakendustega kolmanda isikuna nii-öelda siis tegelikult muutusi teha Airbnb bookingutes. Booking.com lubab seda, aga sa pead olema siis nende poolt sertifitseeritud partner. Ja hetkel me siis tegeleme selle sertifitseeritud partneriks saamisega. Praegu meil on siis see Smobo integratsioon on olemas, ehk siis kui keegi kasutab Smobot, ei taha, et ma ei tea, nende bookingud oleks dubleeritud, siis sinna integreerimine ülilihtne, tõesti paari minuti teema, kirjutad kokku oma selle infobaasi ja asi lendab. Väga hea. Enne kui ma siia podcasti tulin, siis ma tegin natukene researchi
sa leidsid? Sinu kohta. No nii. Ma teen seda kõikide külalistega ja OpenAI see võimalus või siis ChatGPT-s Deep Research 5-10 minutit leiab väga huvitavaid asju. Sa oled mõelnud? See on huvitav, ma täna hommikul katsetasin, ma nägin Redditis mingi postitust, mis ütles, et kirjuta ChatGPT-le siis, et genereeri selle peale, mida sa minust tead, minu perfektne naine. Ja tee pilt sellest. No nii. Genereeri pilt. Ja see oli päris huvitav. Räägi. Meie kuulajad just... Ma olen nagu minu jaoks uskumatu. Kuidas ma AI't kasutan on see, et ma genereerin sellega retsepte kodus, kui mul tegevin küsimused, siis ma lähen pigem sinna. Ma ei tea, vahepeal mingit oma projektidest olen nagu rääkinud ja siis, mis ta ütles mulle, et ma olen AI magistri lõpetanud Hollandis, töötan hetkel Wise'is andmeteadlasena, mulle meeldivad sellised matkapõhised reisid. Ma planeerisin reaalselt eelmine juuli reisi Norra matkama. Eks see on põhimõtteliselt juba mingi 7 kuud tagasi, 8 kuud, ma isegi ei tea. Mis ta veel ütles? Et ma olen mulle meeldib oma projektide kallal töötada, nagu ettevõtlik. Ja lõpuks genereeris et sulle meeldib pigem skandinaavialik / kesk-euroopalik naine, kes on outdoors'i, talle meeldib matkamas käia, ta on ise nagu jalad maa peal ja siis elukaaslasega vaatasime, seda mõtlesime, et suht sarnane nagu. Pilt ei olnud nagu võib-olla kõige sarnasem, aga need iseloomu ja on, seal lõpuks paralleelit tõmbas või nagu päris... Ühesõnaga, seda prompti meil on vaja ja kui kuulajad arvavad, et me jagame seda tasuta välja, siis hei, saate varsti AI Eesti lehelt seda prompti meilt osta. Kuule, me just ju lahendasime Tinderi probleemi. Me peame selle Tinderis edasi sa teada, milline on sinu ideaalne kaaslane. Ja see nagu ülihuvitav, sest et tõesti ta läheb nagu 8 kuud tagasi ja vaatab, et sulle meeldis need asjad, et ma arvan, et siit nagu hakkame sükest joontama vaikselt. No nii, see läheb küll märkmikusse kirja. Proovige ära, ma soovitan teile enda ka proovida. Tinderi alla, Tinder mõtleb 5 minutit, mis naist sul vaja on, ja siis tulevad ainult 10 sinu valikusse. Säästad 99% ajast. Jah, et ei pea enam vasakule no igatahes, sa saite mõttest aru. Jah. Nii, aga sa ütlesid, et sa leidsid midagi huvitavat, Deep Research. Deep Research jooksis 10 minutit ja ta ütles, et sa oled eestikeelse sõna välja mõelnud. Luinak. Kas see vastab tõele? Jaa. Ma ei saa nagu täis autoriõigust sellega võtta, see on pigem... Et 2020 oli mingi konkurss ja Marten koos... Keegi teine oli veel seal, jah. Keegi teine oli veel. Aga see on mulle Tartu sõprusgrupist välja kasvanud sõna, luinak, mis tähendab siis lõunauinak. Markus arvas kohe ära. Oli jah? Ülihea sõna siis. Nagu momentaalselt ja siis ma ütlesin, et kas sa tead, et see on Martini välja mõeldud sõna? Siis Markus oli mingi, mida? Ma kuulsin esimest korda seda sõna täna. Päriselt? Aga ma sain kohe ära, mida sa mõtled. Väga lahe. Ja see on mu Tartu sõprusgrupist välja kasvanud sõna. Ma lihtsalt sattusin 22. aastal suvaliselt sõnaaus sõnakonkursile, mis tegelikult oli mõeldud tehnoloogiliste siis sõnade eestistamise põhimõttel. Oli see sõnaaus konkurss. Mingi digi midagi sõna... Just. Ja ma ei lugenud seda. Ma vaatasin tõesti, sõnakonkurss. Paneme luinak. Ja siis saime mingisuguse special mentioni sellest. Ma sain isegi pusa, kus on peal kirjas, et minu sõna on sõnaaus või midagi sellist. Okay. Nii et täiesti ülirändam. Aga mega lahe. Mis veel huvitavat sealt välja tuli, oli see, et vist kuna see õppetulemused olid nii head, siis siin valiti kuskile nagu research gruppi nimega Elias, midagi sellist. Kas vastab tõele? Elias. Ellis. Jaa. Ellis tõesti. Et AI mingid eksperdid ajate seal mingit asja. Mis te seal tegite? On midagi huvitavat välja tuua äkki? See on seotud minu õpingutega Amsterdamis. Ehk siis Amsterdam on loonud partnerlussuhte sellise, see on siis
organisatsioon nimega Ellis, mille eesmärk on AI erinevaid uurijaid ja teadlasi kokku tuua, et põhimõtteliselt siis tugevdada seda Euroopa võrgustikku AI siis uuringutel. Ja kuidas nad toetavad siis seda ülikooli, kus ma käisin, on niimoodi, et sa saad oma lõputöö teha, kui sul on õppimistulemused piisavalt head, siis sa saad mõnele partnerlus siis professorile kirjutada, kes on ka selles Ellis programmis, ja öelda, et kuule, ma tahan sinuga koos teha oma lõputööd. Ja sa saad omale nii-öelda lisajuhendaja kuskilt mujalt. Eks mis ma tegin näiteks, kui ma hakkasin lõputööd kirjutama, siis ma leidsin omale kõigepealt lõputöö, ma leidsin juhendaja endale, ja siis ma vaatasin, kes on siis Euroopas AI-s mingid tegijad, kes võiksid sellise temaatikaga aidata. Siis ma kirjutasin ühele Oxfordi professorile, ma kirjutasin ühele naisele, kes töötab Saksa mingis ülikoolis ja ka MIT-s, ja ma kirjutasin ühele professorile Potsdami ülikoolis. Ja ma sain vastused 2, lõpuks ma valisin siis selle Potsdami ülikooli professori Ralf Herbrich oli tema nimi, ja selle tulemusel siis ma sain minna 4000 eurose stipendiumiga sinna Saksamaale oma lõputööd kirjutama kuuks ajaks. Nii et üllahe võimalus. Ja see on nagu tõesti, ma arvan, üks ägedamaid asju selle kogu õpingu juures, et tegelikult sa läheb ülikoolis veits kaugemale ja sa saad kuskilt tuua nagu juurde mingisuguse maailma tipu reaalselt mingil alal. Miks sa ise tegid selle otsuse, et Tartusse lõpetasid, läksid üldse välismaale, et tahtsidki, ma ei tea, paremat õpet või tahtsid nagu maailma näha, et mis sul see põhjus oli seal? Mu pikaline unistus oli alati välismaal õppida. Ja kui ma olin põhikoolis, siis mõtlesin, ma lähen gümnaasiumis välismaal õppima, siis ma mõtlesin, et gümnaasium on nagu, see on nii baasteadmised, et kui sa välismaal lähed, siis võib-olla see teadmiste pagas, mis sa sealt saad, ei ole nagu nii erinev sellega, mis sa Eestis saad, sest Eestis on nagu ülikõrge keskharidustase minu eest. Siis ma mõtlesin, et ma lähen bakasse välismaale. Ei läinud bakasse välismaale ja viimasel baka-aastal siis läksin Pipedrive'i tööle arendajaks. Sain aru, et arendus päris ei ole minu teema, et kuidagi otsin nagu midagi muud ja leidsin siis selle AI programmi Amsterdamis, kandideerisin sinna, mõtlesin, et magister kõlab nagu hästi, et kui ma olen nagu tahtnud alati välismaal elada, siis miks mitte nüüd seda siduda magistriõpingutega. Ja niimoodi läksingi Amsterdami ülikooli AI magistrit tegema 2 aastat, väga siuke teaduspõhine magister. Cum laude ja Eestist tagasi. Cum laude ja Eestist tagasi, täpselt. Aga räägi äkki lähemalt sellest Hollandi õpingutest, et meil just eelmine kord käis ka Aksel siis, kes on ka Hollandis bakalauris oli siis. Et meil kuidagi on siuke muster välja juba kujunenud, et välistudengid. Kutsume siia podcasti inimesi, kes on kuidagi Hollandiga seotud, aga äkki sul on hoopis teistsugune kogemus? Minu jaoks see kogemus oli, ma isegi julgeks öelda täiesti lõmutav. Algus oli muidugi hirmus minna ja mis nagu põhimõttega ma tegelikult lähenesin sellele, oli see, et ma sain sisse, ma lähen sinna, ma olen 6 kuud ära ja siis ma otsustan uuesti, kas ma tahan olla siin või mitte. Kui ma ei taha, tulen Eestist tagasi, kui ma tahan olla, siis ma jätkan veel 6 kuud. Et ma nagu panin ennast 6 kuu kaupa, panin kogu aeg lukku. Ja see tõesti kestis siis 2 aastat, see oligi väga keskendunud tehisintellektile ja tehisintellekti erinevate rakendusvaldkondadele, mis tähendab seda, et esimesed kursused olid väga matemaatikapõhised, natukene programmeerimist, aga pigem vähe. Ja siis ta hakkab järjest nii-öelda, me kõigepealt alustamegi sellest soki probleemist, saame aru nagu väga sügaval tasandil, kuidas see toimub, me teeme paberil need arvutuskäigud ise valmis, et kuidas arvutada seda tõenäosust, kuidas uuendada nagu seda mudeli arvamust siis, et mis tõenäosusega ma nüüd siit tõmban selle sinise soki välja. Ja sealt edasi liikuda siis kursustega süvaõppe peale, et mis on süvaõpe, neuronid, kuidas seal toimub neuronite siis numbrite uuendus, sest mis tegelikult ju AI mudelid on, see on lihtsalt üks hulk paralleelseid matemaatilisi arvutusi ja nüüd need numbrid, mis sa sinna arvutuskäiku sisse lisad, need sa pead kuidagi tuletama ja see on see samamoodi, sa pead need numbrid siis aitavad kaasa lõppennustusele kokkuvõttes.
ja sealt edasi läkski siis keele mudeldamiseks, igasugused pilditöötlused, videotöötlused, 3D mudelid, soovitusalgoritmid, soovitussüsteemid, siis sellise asjad nagu, ma ei tea, kas te olete kuulnud AlphaGo'st, mis oli siis, just oli AlphaGo see, kes esimesena siis Malemängust räägid? Go-mängust. See on siis siuke Hiinast päritolu mäng minu meelest, kus on siuksed mustad ja valged kivikesed ja peetakse üheks kõige keerulisemaks lauamänguks maailmas ja siis selleks on nagu spetsiifiline mudeli arhitektuur, mida sa saad kasutada, et seda mängu õpetada nii-öelda tehisintellektile ja AlphaGo oli näiteks siis esimene, kes võitis maailmameistrit Go-mängus. Et sellise ülilaialdase pagasiga väga teaduspõhine magister. Et mis meie nagu tavalised kursused, millised nad välja nägid, olidki sellised, me võtame teadusartikli, me kõigepealt peame järgi tegema selle, mis seal teadusartiklis tehti ja siis me peame sinna mingisuguse lisandi ise juurde mõtlema, kuidas me teeme paremaks seda. Ja siis me kirjutame sellest sükse miniartikli ja see on meie nii-öelda kursusetöö. Ja seda siis tegid kas tiimides, vahepeal individuaalsemalt, aga üldiselt meeskondades. Sa korra mainisid, et see oli sul elu muutev kogemus, on ja? Yeah. Mis siis kõige elu muutuvam asi seal oli? Tead, ma arvan, et see elu muutev osa ei olnud isegi niivõrd seotud selle AI-ga. See oli pigem see, et sa lähed esimest korda kuskile, kus sa ei tunne mitte kedagi. Ja kuidas sa seal hakkama hakkad saama, kuidas sa nagu iseendaga toime tuled, kuidas sa üksildusega hakkama saad, kuidas sa hakkad sõpru uuesti leidma, seda kogukonda üles ehitama. Ja tegelikult mis tunne on olla nagu välismaalane võõras riigis, et Hollandi puhul on nagu tore see, et kõik räägivad inglise keelt ülipuhtalt, aga sa pead ikkagi kuidagi sinna sisse sulanduma ja kogu see teekond sinna jõudmiseni oli, ma arvan, et ülisuur selline nagu minu jaoks väga suur isiklik kasv kokkuvõttes. Et kui me nüüd jääme siia ülikooli ikkagi kinni, siis kellele sa soovitaksid sinna minna? Ütleme, et kas ma pean siis olema väga hea matemaatikas või mul peavad mingisugused kindlad eeldused olema selle jaoks, et sinna minna, on ju. Et kuidas sina seda näed? Ma näen seda niimoodi, et kokkuvõttes kõik oleneb su enda tahtejõust. Meil oli seal inimesi, kes tulid majandusest, meil oli seal inimesi, kes tulid bioloogiast, kes tahtsid kuidagi bioloogiat ja AI-d hakata omavahel siduma. Meil oli inimesi, kes tulid seal füüsikast. On hea, kui sul on mingisugune matemaatiline taust olemas, näiteks sa mäletad, kuidas tuletisi võtta. Tuletised on nagu AI, põhimõtteliselt A ja O. Ja integraalid samamoodi ka. Nagu tuletised integraalid, see on, põhimõtteliselt AI ongi ehitatud nende nagu Mina ei läheks. Matemaatiliste struktuuride peale. Ja siis huvi ikkagi, kui sa nagu näed, et sa tahad kuidagi olla seotud AI-ga, kui sind huvitab andmeteadus siis selles kontekstis, et sa ehitad mudeleid, sa mõtled lahendusi, kuidas automatiseerida mingeid asju, siis ma arvan, et see on väga, väga lahe võimalus. Ja samamoodi, kui sa tahad kokkuvõttes ka minna kuskile doktorisse, mis on siis tegelikult AI valdkonnas, ma ütleks väga oluline, eriti Lääne-Euroopas, et kui me siin Eestis vaatame, et tegelikult inimesi palgatakse ju igasugustest haridustasemetest ja me oleme jõudnud nagu tööturul kohta, kus pigem vaadatakse inimeste oskusi kui paberit, siis mis ma ise nägin on see, et Lääne-Euroopas on täiesti teistmoodi. Et enne läheb ikkagi paberi pealt ja siis vaadatakse, okei, kas sa midagi oskad ka. Ja doktorikraad seal avab sulle lihtsalt ülipalju uksi. Ja kui sa tahad tõesti nagu tipus olla, ütleme, tahadki mingi Google'iga koos luua uusi mudeleid, siis praktika eeldus on see, et sul on kuskil doktor olemas. Või sa teed seda praegu. Ja nüüd, kui sul on siis see magistri kogemus seal Hollandist käes, on ja, kas sa päriselt ka tunned, et nüüd on sellest nagu kasu ka, et nüüd sa läksid Wise'i, on ja, ütleme, et sa oleks võinud ükskõik kuhu teise ettevõttesse minna, on ja. Et Wise on selles mõttes väga, väga suur organisatsioon juba, on ja. Et
no ma tean, et sa puutusid kokku seal väga palju isegi mudelite treenimisega, on ju, et kas see on praegu ka case selliste väiksemate või keskmiste ettevõtete osas, et ütleme, et sul on see kogemus, kas see kogemus mängib mingisugust rolli ka nendes ettevõtetes? No ma arvan, et kõik, mis ma Wise'is õppinud olen, see kindlasti aitab kaasa. Kui me räägime haridusest, siis mis me nagu ka näeme, on see, et hetkel andmeteadus on selline huvitav valdkond, kus selleks, et luua väga palju väärtust, sul ei ole vaja väga palju inimesi. Et kui ma näiteks Hollandis otsisin tööd, siis mis ma nägin, oli see, et enamus suurtes ettevõtetes on tavaliselt alla 50 andmeteadlase, kuigi näiteks mul tuleb praegu meelde, meil käis rääkimas Amsterdami siis linnavalitsuse mingi osa enam-vähem, kus on tööl 15 000 inimest. Ja sellest 15 000 on 50 andmeteadlast. No see on nagu üliväike arv andmeteadlasi kogu ettevõtte suuruse kohta. Ja okei, seal on igasugused paberimajandusega seotud inimesi ja nii edasi, aga point on kokkuvõttes see, et sul on turg, mis on täis inimesi, kes tahavad andmeteadust näiteks teha, sest et mina õppisin spetsiifilist andmeteadust, aga andmeteadust tulevad ka inimesed, kes on õppinud füüsikat, kes on õppinud matemaatikat, tõenäosust ja statistikat, võib-olla arvutiteaduskonnast inimesi. Ja magister, mis ta juurde annab, on see, et sa annab sulle väikse eelise lihtsalt sellel tööturul, et kui sul on 100 inimest ja nendest 20 on magister, siis sul on tööandjana, ma arvan, kindlam tunne palgata inimest, kellel on magister, kes on sellega juba mingil määral kokku puutunud ja kellel on nagu näidata seda ka, siis see annab juurde kindlasti. Marten, jäta palun AI Eesti kuulajatele üks mõte omalt poolt ja siis võib-olla üks soovitus, mida oleks oluline juurde õppida. Üks mõte AI Eesti kuulajatele. No ma ütleks, et see eksperiment genereerida mulle sobiv naine täna hommikul selle põhjal, mida OpenAI minust on salvestanud, oli päris naljakas kogemus. Ja ma arvan, et seda on äge inimestel proovida. Let's go! Ja mis see teine oli? Soovitus, mida inimesed võiksid või peaksid juurde õppima, arvestades neid trende ja muutuseid, mida sina võib-olla seal rohkem tehnilise inimesena nagu näed, et mis on nagu puudu täna keskmisel inimesel või siis kontoritöötajal, mida iganes. Ma julgustaks, näiteks minu enda töö rutiinis on see, et kui mul tuleb mingisugune idee, ma otsin mingisugust infot, siis ma valideerin seda alati AI-ga. Ja see on esimene samm. Kui ma kodus mõtlen, mida ma õhtusööks hakkan süüa tegema, siis ma küsin AI-lt et kuule, mul on siin kana, mul on riis, mul on mingid kastmed, äkki saaks midagi Aasia pärast siit teha. Ja see avab nagu nii suure maailma sulle ja teeb sind nii palju efektiivsemaks nii tööl kui ka nagu mujal elus, et ma julgustan inimesi katsetama, proovima, mida kiiremini te sina peale saate, seda parem ilmselt on, sest et te mõistate juba seda nagu võimekuse, võib-olla katseta neid nagu võimekuse piire, sest et ma arvan, et see on paratamatus, et nüüd kui see AI evolutsioon on nagu nii kiiresti tulnud, siis üks hetk see on meil tööriist, mida me peame igapäevast kasutama ja mida mugavamalt me sellega ennast tunneme, seda lihtsam meil endal ka on. Tänud, Marten! Ja, aitäh teile! Aitäh! See oli Eesti podcast ja näeme järgmine kord. Aitäh! Tšau! Väga tore!